veel kord kõigi ees korraga seistes. Jah, ma ikkagi tegin mõned slaidid või õigemini natuke kohandasin teie jaoks, kuigi ma vahel armastan öelda, et ega see PowerPoint ei ole alati kõige tähtsam, et esinejal või rääkijatel peaks olema powerit ja jutus võiks point olla, siis ei ole seda PowerPointi vajagi. Aga mõnikord mõni pilt on ikka taustaks hea panna ja mina siis esimesele pildile panin oma sellised ühiskondlikud ülesanded ja ühe palgatöö ka, et ma vastan kohe ära mõnele küsimusele, et kas mul on palju vaba aega. Mul on vaba aega täpselt siis, kui ma selle võtan. Kas ma otsustan ise, et ma nüüd puhkan ja sel juhul ütlen ma ka kliendile ei, et mina nüüd puhkan. Eraettevõtja ja sellise väikeettevõtjana on mul see võimalus, minu igapäevane tegevus ei ole mingi liini tootmise korraldamine, nii et ma saan seda teha. Saan töötada 12, 14 ja 16 tundi ööpäevas ja saan võtta mitu päeva või peaaegu kuu täitsa nii, et peaaegu ei tee midagi. Ja kus ma selle ära õppisin? Ilmselt sellise ei ütlemise teema nii ettevõtjana kui kogukonna ühe eestvedajana. Uurisin natuke külaliikumises rohkem tegutsemise ajal läbipõlemist vabatahtlikuna. Üks taust on ka psühholoogia ja selgus, et ongi oht, et inimesed ka vabatahtlikus töös võivad läbi põleda. Ja see ei ütlemine, seal on hästi oluline üks koolitus, mis meil siis oli. Mul jäi sealt meelde ühe meie sellise koolitaja õpetus. Ta vist on öelnud seda kui ise välja, aga ma olen selle võtnud üheks oma 2 elumotost. Ja see üks ütleb siis seda, et sa pead oskama puhata ja pead puhkama igas päevas. See mul alati ei tule välja. Magan ikka mõned tunnid. Igas nädalas, alati ei õnnestu ka see. Igas kuus, see on mul raudne reegel. Ja igal aastal. Ma usun, et te saate aru, mida see tähendab. Et see ei ole see, et ma lükkan ja ootan oma 4 nädalat juulis või millalgi muul ajal. Ja teine elumoto on mul ka, siin tuli meelde neid teie jutte kuulates, et see on see, et ükski töö ei ole nii raske, et sa ei saaks teisi seda tegema panna. Mis tähendab seda, et tee neid asju, mida sa A kas oskad ja B, mis sulle meeldivad. Sest me ei ole õnneks ühtemoodi ja mina olen küll see õnnelik inimene, kelle ümber on palju neid inimesi, kes oskavad neid asju, mida mina ei oska ja B, kellele meeldib teha neid asju, mida mulle ei meeldi. Ja kui me neid asju siis niiviisi koos kombineerime, siis saab nagu väga hea tulemus. Kõige lihtsam näide on imeline raamatupidaja, kes tuletab mulle aeg-ajalt meelde, et on maksude deklareerimise aeg, kas sa omale palga oled välja maksnud. Vahel juhtub nii, et ta deklareerib mu maksud enne, kui ma jõuan 10. palga ära maksta, aga see selleks. Söögi tegemisega oli ka päris pikka aega nii, et ma ikka ütlesin kogu aeg, et ma keedan ainult vett ja kõike muud teeb kolleeg. Elusunnil olen ma hakanud sinna vee sisse vahel panema kohvi, vahel juurvilju, mõnikord tuleb siis kohv, mõnikord supp ja isegi seapraad 16 kilo ei ole enam üldse probleem peale edukat liiderprojekti, mis meie külamajja köögi tõi. Sest see on natukene määrimist ja nupule vajutus. 2 tunni pärast tuleb ringi keerata ja siis välja võtta. Nii lihtne see ongi. Tegelikult nende näidetega olen ma selle nimekirja ju peaaegu ette lugenud, et see, kus ma siis seda põhilist ettevõtja tegevust teen, on Metsanurme külaselts, kummaline küll, eks ju. Aga jah, kohe ehk 1. septembril 12 aastat tagasi sai minust ettevõtja, tulin ära palgatöölt. Ma palka maksan omale ikka, aga teiste poolt maksti siis sinnamaani palka. Väga põnevates töökohtades, esimeselt hariduselt kultuuritöötaja, nii et mu esimene töökoht oli Kiisa rahvamaja päris pikka aega. Siis meelitas mind ära Saku vallavalitsus kultuuri- ja haridusteenistuse juhiks, aga 4 aastat oli see lühike aeg, kui ma sain väga kindlalt aru, et ametnikuks mina ikka ei kõlba. Et mitte kuidagi ei saa öelda, et inimesena ma teid mõistan, aga ametnikuna ei saa aidata. Ja see ei ole üldse ametnike halvustamine. Need on need asjad, et on töid, mida sa saad teisi tegema panna ja ei pea ise tegema. Aga eluõppetund ideaalne. Ma poleks iialgi läinud õppima psühholoogiat, kui ma ei oleks Saku vallavalitsuses töötanud ja mitte ei oleks ka hullumaja praktikast vabastatud, sest ma töötasin vallamajas ja mul ei olnud vaja topelt praktikat.
Mul on siin valla inimesi ka, sa ikka tead, Tean. Ma ei näe ainult Miku nägu. Ta on rõõmus teid. Jaa, ei, me oleme Mikuga täiesti Tehnikaülikooli ajast kolleegid ja siis juba kuidas Õue valda tuli, nii et teie hulgas on mitmeid tuttavaid inimesi. Ei, see, nagu ma ütlesin, see oli tõeline elukool ja väga-väga äge aeg, et ma ei kahetse mitte ühtegi päeva sellest. Võib-olla poolt aastat lõpus oleks võinud varem, aga see selleks, nii et need näited sealt ja Saku vallast ma siirdusin siis Tallinna Tehnikaülikooli. Tegelesin haldusjuhtimise kaugõppega, mis oli sellel ajal uus projekt, kus õppijateks siis olid vallavanemad, maavanemad, osakondade, ministeeriumite osakondade tippjuhid, lõime sinna ka magistriprogrammi, siis veel kriisireguleerimise programmi kolleegid, alates Mikuga ja lõpetades professor Ülo Kaevatsiga või tagurpidi, ka selline imeliselt äge aeg. Aga see külaliste võõrustamine ja natukene selline ise hakkama saamine ka FIE-na koolitaja viis mu siis lühikeseks perioodiks Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakooli, olin seal reisikorralduse osakonna juhatajaga, aga lugesin loenguid projektijuhtimisest, lõputööde koostamisest ja loomulikult oma lemmikust psühholoogiast. Ja see turismisfääris siis juba saba ja sarvedega sees olemine, sealhulgas maaturismi õppekava oli meil, toimus paralleelselt siis selle sama tegevusega MTÜ-s Metsanurme küla on Saku vallas, Tallinnast Viru väljakult 23 kilomeetrit, nii et ükskõik kust natukenegi kaugemalt Harjumaast ütlevad inimesed, et sa elad ju südalinnas või toimetad südalinnas. Nii te võite arvata, mina ikka arvan, et ma elan maal, kuigi ma ei elagi ise Metsanurme külas. Mina elan Kiisal, uhkusega ikka naeruga vahel, et teises Saku valla alevikus, et meil on 19 küla ja 2 alevikku. Ja sinna Metsanurme külla jõudsin ma tegelikult tänu Metsanurme tegusatele meestele, kes aastal 1997, kui ma vallamajja olin tööle läinud, soovisid luua külaseltsi, aga kõik tööd, tegemised, organiseerimised oli nende käes käkitegu, välja arvatud igasugune paberimajandus, sealhulgas põhikirja koostamine, MTÜ registreerimine ja nii edasi. 10. septembril saab sellest päevast 25 aastat, kui Metsanurme külaselts loodi. Algul andsin näppu, siis tundus, et käe 3 tilka verd ja nüüd siis saba ja sarvedega. Aga mulle meeldib selline teatav, selline distants, et ma ikkagi hommikul lähen ja õhtul lähen koju, kuigi nad vahel ei saagi aru, kus ma siis päriselt elan. Ja siis, et see 25 aastat ja 12 viimast sellest ettevõtjat, et sinna ju mahtus siis 13 aastat sellist tõsist ühistegevust. Ja mis me selle ajaga siis tegime, sellest ma siis mõne sõnaga kohe ja kiirelt ka räägin. Aga külaliikumine ja kodukant, nii Harjumaa oma kui üle-eestiline Eesti külaliikumine kodukant on ka kogu aeg olnud paralleelne ühiskondlik tegevus. Et praegu siis Harjumaal olen olnud ka üle-eestilise kodukandi juhatuse liige ja Läänemaaga on mul nagu külaliikumisega selline tore seos, et minu esimene maapäeval osalemine, mis on siis Eesti külade parlament, oli just aastal 2011 Läänemaal Roostal. Ja nüüd 3 nädalat tagasi saime veskikivi kaelast ehk maapäeva korraldas Harjumaa ja olin siis peakorraldaja ja toetasin kodukandi juhatust, nii et see külaliikumine on kogu aeg käinud käsikäes, aga turismiinimene sellegipoolest ettevõtjana ja olen olnud nii asutajana kui Harjumaa turismiühingu loomise juures ja ettevõtjana. Ja Metsanurmega oleme ka Eesti maaturismi liikmed ja ka sealt liitus mulle juurde siis ka üks selline tegelikult meeldiv ja tore ühiskondlik kohustus, et olen Eesti maaturismi ühingu nõukogu esimees. Aga tulen Metsanurme juurde tagasi, sest see on see peamine ülesanne teie ees siin seista ja mida me seal siis teeme. Nüüd, kes lähevad sellele kodulehele, mina muide hommikul kodulehele sisse ei saanud, teatas see mulle, et praegu on andmete uuendamine ja ta ei ole mingi itinduse raketiteadus, vaid pigem minu jaoks see koht, kus ma panen mingid asjad üles, millele saab viidata, ta ei ole meil turunduskanal, nii et kui te keegi sinna lehele lähete, võite tohutult kriitikat teha, et sellise lehega küll midagi ei müü, siis ma ütlen kohe ära, me ei müügi internetis peaaegu midagi, me ei kuluta ka ühtegi senti turundusele praegu veel.
ja ei näe hetkel veel sellega vaeva, sest alates Tehnikaülikoolis töötamisest julgen mina öelda, et kui su klient on peamiselt eestlane, siis Eestis kõige parem reklaamikanal on rahulole kahejalgne ja selle peal käib siis meie majas piisavalt palju inimesi, et tuleb omale vahel ka vägisi puhkus võtta. Aga selle külakogukonnaga, no see kõlab niiviisi natuke õõnsalt või kuidagi plakatlikult, et külaelu edendamine ja arendamine, aga seda see kogukond ju koos teebki, see on meie ühine kodu. Meil on ka väike koduloo muuseum, ei ole eraldi hoones, kogu see meie külakeskuse hoone on teatud mõttes muuseum, sest me oleme ta renoveerinud vanast Rehemetsa talu rehealusest. Rehealusest küll ei ole väga palju rohkem muud sellist vanaaegset, kui vastas suundas läänest itta, siis suured rehealuse uksed, aga väike kõrvalruum täiesti eheda ja autentse paekivist reheahjuga, partega ja selliste kohalike põllu ja aia ja majapidamisriistadega muuseum on täiesti olemas. Nii et seda maja peame me siis haldama, sest ise me teda tahtsime. Matkaraja tegime ka aastal 2003 koostöös RMK-ga, mis kuulub siis Tallinna lähiümbruse matkaradade nimistusse. Haldame, korraldame seal matku, üritame korras pidada, aga võt siin on see Tallinna lähedus nagu tõeline ristikivi kaelas. Kui sa ikka saad läbi RMK jälle teate, et saabus kaebus teie raja kohta, kusagil oli kõrge rohi ja inimene sai puugi. Koer olla ka veel saanud. Siis lased nagu lõua jõuetult lauale ja käed rippu ja ei oska enam midagi tahta. Oh issand jah, seal mõned jänesed ka. Need on kõige kurjemad loomad meil veel. Aga noh, saame sellest ka üle, see on üks piisake, nagu ikka see tõrvatilk meepotis, kas see matkarada nüüd just meepott on, aga selline tore täiendus kindlasti kogu meie selle teenuste paketile, nii et me tegelikult ja korraldamegi matkasid oma külaplatsil erinevaid aktiivtegevusi, nii korraldame, kui seda saab ka igaüks ise teha, et ta on kõigile avatud, et sellel pildil on siis hoopiski meie välilava ja selle taga siin, näete, ma võtta seda kaardikeppi, Metsanurme kõige kõrgem koht, et meie Kelgumägi, no suvel ma siiamaani ikka imetlen, et õnneks see lapsepõlve mängud ei ole muutunud, suvel on see lemmiktegevus keskelt üldse niitma ei pea, sealt rullitakse ennast talve. Ja talvel, kui see esimene lumekirmetis tuleb, siis see on nii väärtuslik, et see on selline kõrge koht. Ja samas jah ka võimalused siis erinevateks koolitusteks, ruumide rendiks, seminari korrallutuseks ja laisa inimesena turismis, ütlen mina, on meil ka teemapaketid, sest ega siis tarbija teenuse soovija klient või meie tegelikult ütleme hoopis külaline alati ei tea ju tahta. Ja palju lihtsam on, kui sul on mingi asi ees, mingi valik, mingi pakett valmis, sest see pikk on liiga palju valida. Mis ma tahaks kõike nagu natuke kala ja natuke liha. Meie panemegi selle bufee teile sinna ühte patta kokku, ütleme, et sellel on selline hind ja palju paremini töötab. Siin ma olen vahel toonud võrdluse, et me mitte keegi ei oleks osanud tahta sellist või teistsugust nutitelefoni, kui keegi poleks selle meile valmis teinud. Oleksite te osanud minna kuhugi elektroonikapoodi öelnud, ma tahaksin sellist telefoni, mis pildistaks ja siis käiks internetis ja laeks mingid äppe alla ja tehti valmis. Meie saime aru, et meil on seda väga-väga vaja. Mul on kohe Mikuga üks näide ka. Hästi kaugetest aegadest ja enam mäletagi, millal see oli. Muide, su üks laps oli vankris, nii et arvuta nüüd ise. Ja me nagu hästi palju siis toitlustust ei saanud pakkuda, sest meil ei olnud sellist kööki ja Mikk oli toomas meile ühte päris suurt seltskonda ja mõtles ja kaalus meie menüü, meie pakkumise ja cateringi vahel. Ja me kirjutasime talle, et meie, mida me teeme, Saku vallas, et meie praeks on õllekultuuri pealinna praad. Ta ei teadnud, et see on täitsa tavaline seapraad, lihtsalt sinna on valatud peale tumedat õlut. Aga müüdud, kogu pakett, kõik toidud. Kui õlu on juba sees ja Saku vallas ollakse, eks ju. Et sellised väikesed näited, et sa teed selle nagu inimesele põnevaks, huvitavaks ja siis ta hakkab mõtlema, kas ma hakkan vaeva nägema kusagilt linnast mingit cateringi tooma
tegema, kui see mul koha peal valmis tehakse. Nii me teeme tegelikult ka igasuguste muude asjadega. Väike taust Metsanurme külast, nagu ma siis MTÜ kohta ütlesin, et asutatud 97 ja maja, milles me toimetame, vanem osa on siis aastast 27, ei loe kõiki asju ette, küll aga ma juhin 1-2 numbrile teie tähelepanu, et kui külaselts alustas, oli Saku valla andmetel ametlik külaelanike arv 89. See arv on 1. augustist 2022. Selline väike, jah, see on küla, jah. See on Saku valla, see ei ole ju üldse suur küla, Harjumaa kõige suurem küla on Randvere ja Muraste kogu aeg oma 2500-ga võistlevad. Suvila piirkond endine. Ja loomulikult ja tegelik arv on, mobiilipositsioneering ütleb selline 1000 ja suvel 2500. Et see on siis see meie väike kogukond. Leente ju küll. Kuidas? Leente ju küll. Jah, aga ega need kliendid on ainult oma külast, aga ei kurda. Ja siin ma pean küll ühe asja ära ütlema, et kui Eike enne ütles, et kui inimesed käivad Tallinnas tööl ja siis on nagu raske sellisesse kogukonda sulanduda, siis mina ütlen küll Metsanurme inimeste kiituseks, loomulikult mitte kõik 1000 ei kuulu külaseltsi, aga see, et inimene kolib sinna piirkonda, ehitab maja või ostab maja ja võtab ühendust, ütleb, teil on külaselts või isegi kinnisvarakuulutuses mainiti seda, teil on arengukava, teil on koduleht, teil on Facebook, et teil kuulu järgi on ka mingi infolist, meililist, et kas ma saaksin sinna kuuluda, kas mingid koosolekud toimuvad, kas on mingid ühistegevusi, et ma saaksin inimestega tuttavaks, et tegelikult seda on. Samal ajal seal kõrval ütleme me, et me kogukonnana näiteks ei korralda oma selliseid kogukondlikke üritusi, eriti suveperioodil, kusagil laupäeval või reede õhtul või pühapäeval, sest meie inimesed sõidavad maale. Et meil on natukene rohkem neid Apple'i inimesi, ehk see on selline tore rahvusvaheline võrdlus, üks rahvusvaheline seminar, mida ma korraldasin, oli siis Harjumaal ja tegimegi selle lähiümbruse, täitsa see, jõpseb siin, näed. Et sellise võrdluse ja nemad ise avastasid selle võrdluse, et teil on 2 sorti inimesi siin linna lähedal, on õunainimesed ja Äppli inimesed. Õunainimesed on need, kelle aias on veel mõni porgandipeenar, paar mustsõstra ja punase sõstra põõsast ja paar õunapuud ja kõrval sama suurel 1000 ruutmeetrisel krundil on Äppli inimene. Temal neid ei ole, temal niidab robotmuru, aga kui ta õuna tahab, siis tal on õnneks kõrval see õunainimene, kelle käest ta kas A saab või B ostab. Nii et tegelikult see täitsa töötab ja siis need osad inimesed sõidavadki maale, sest neil on ka teine kodu Läänemaal ja siis ma tean inimesi, kellel on Haapsalu linnas hoopis teine kodu ja elavad seal kuskil maal. Nii et see inimeste või see kogukond on nagu hästi selline varieeruv ja teistmoodi, aga samal ajal valdav osa ikkagi väga selline teatud mõttes kokkuhoidja, ma ei saa kõigi 1000 eest loomulikult rääkida. Aga tegelikult ma ju lugesin need samad asjad juurde ja kui ma siis majast rääkisin, siis jah, tõepoolest 2020 meie viimane suur ja tähtis liiderprojekt, me saime majale juurde ehituse, kus on siis köök, kohvikuruum, panipaik, teine tualett. Aga see oli selline rõõmus, kui te siin rääkisite PRIA reeglitest ja muudest, me lubasime ka töökoha luua ja mida kõike teha, aga võtmed kätte saime 9. märtsil 2020. Läkski 4 päeva, Eesti Vabariigi valitsus kuulutas välja eriolukorra ja meie teenuste pakkumisel ei olnud kohe kriips peal, me tegime igast asju, me pakkusime pühapäevaseid lõunaid köögiaknast, inimesed käisid järjekorras, seisid, ütlesid, et nad ei viitsi kodus süüa teha, nii tore, et teil köök on, mida me ei näe. Hästi lühidalt ka siis sellest külaseltsist, et nagu ikka seltsidel on liikmeskond, on juhatus ja siis aastast 2010 jah, minu Metsanurme nimekaardil on tõesti silt või nimetus tegevjuht ja meil on siis väga konkreetsete, selgete lepinguliste raamidega paigas see, kuidas mina oma tegevusega, siis nende tasuliste teenuste müügiga aitan tulu teenida külaseltsile, maksan palka iseendale ja maksan teenuste või tööde eest nendele kohalikele inimestele, kes siis üht või teist asja koha peal teevad. Ja need asjad on läbi arutatud alati ka kõikidel koosolekutel, nii et isegi ka külakoosolek on meil avalik, ka see MTÜ, mittetulundusühingu aasta aruanne on kõigile avalik, ka lisaks ainult
liikmeskonnale ja me paneme seal lisaks sellele äriregistri mudelile, mida tavaline inimene lugeda ei oska, välja ikkagi see, et millised on kulud ja millised on tulud ja seal on väga selge rida ka Anneli ja selle taga alati üks number, mille peale nad mõnikord üllatuvad, et kas sa sellega eladki ära, aga siis ma peangi neile vastama, et ei ela, teen muid asju ka. Üksi ei tee midagi ei külas ega külast väljapoole, et need koostööasjad Saku valla teiste küladega täna just ärgitati mind ikkagi siis Saku valla arengukava arutelule minema, sinna naaberkülast lubasin osaleda. Ja Saku vallavalitsusega on meil siis tõesti juba aastast 2006 avalike teenuste leping, mis tähendab summas 2500 €, see on kogu selline toetus, me isegi ei küsinud rohkem ega ei tahagi rohkem, oleme sõltumatud ja see on nii väike osa meie nii pikast eelarvest, ütleme siis nii. Palju teie eelarve on aastas? No ütleme selline käive on seal kohe on see 40 000. Et käibemaks hakkab ähvardama. Et kuna meie maja ei saa võtta vastu väga suuri gruppe, sisse mahubki 50 inimest, siis noh, see seab teatavad piirid, aga see on tegelikult ka kõik see, mille kohta me ütleme, et see ongi see taluvuse piir, need sündmused. Ja õuesündmused küll, Saku valla jaanituli on, see on ikka 700 inimest õue peal, aga selline igapäevane tegevus. Ja teised külad nii Harjumaal kui kaugemalgi ja loomulikult ka turismiettevõtjad, et me siis tõepoolest toimetame kahe eri suuna peal, et pakume tasulisi teenuseid ja samas nende samastest teenustest saadud tuluga investeerime oma kogukonda. Nii siis külamajja, matkarajale, rajame mingeid uusi mänguväljakuid või muid rajatisi ja panustame ka inimestesse, et kui me teeme selliseid ühiseid ettevõtmisi, väljasõite, selliseid motivatsiooniüritusi oma inimestele, siis need on loomulikult kõigile tasuta. Just nendele, kes on siis rohkem panustanud ja rohkem asjadega kaasas olnud. Ja nüüd mõned pildid lihtsalt selleks meenutuseks, mõned asjad meenutuseks, et selline oli see hoone, ma ei saa öelda, et maja, siis kui Metsanurme seltsil tuli mõte sellest omale külakeskust teha, see oli aasta 97, 99 sai peale uus katus, siin on ta siis aastal 2006 ja siin juba siis selle juurdeehitusega ja järgmine suurem projekt on nüüd paari nädala pärast algamas ehk välisvoodri vahetus ja soojustus. See juurdeehitus on nagu tegevjuhi elumaja. Tegevjuhi elumaja on Kiisal ja 3 korda suurem. Aga ma olen käinud seal, Sven, ja see päriselt on ka söögisaal ja see seestpoolt ei näe üldse välja nagu tegevjuhi elumaja. Ja tegelikult on ja tegelikult on selle maja siin katusealusel veel seminariruum ja kontoriruum täiesti, et see maja on tõepoolest seest natukene suurem kui väljast. Ja mõned pildid seest ka, et see seminariruum katusealune, kuidas me ta siis välja ehitasime, ongi selline, et kas seminariruumina või kui me selle mööbli kokku lükkame, siis mingite lastelaagrite või mingi peojärgse majutuse jaoks, siis on meil madratsimajutust pakkuda. Millega te kütate? Elektriga. Börsielektriga. Meil on all ka kamin, aga meil on see börsielekter on siis nüüdseks kõik need süsteemid, et ta on kaugjuhitav ja ta on miinimumine viidud ja kui toongi näite, kui talvel on õues ööpäevaringselt plusskraadid ja see põhiruum ei ole meil väga suur, siis ma lülitan ka kütte välja mõneks päevaks, et ma ei küta teda üles ja panen ta siis miinimumi peale, mis on 10 kraadi ja siis läheb ta kiirelt soojaks. Ja mõned pildid veel välilavast juba oli juttu matkarajast ja eri rajatistest. Siin rajamaja, mis on üks Saku noortekeskuse projekt, selline rehvidest hoone või rajatis, mis on siis matkaraja alguses ja lõpus, ühel pool on tal siis selline klaassein, et matkaja saab seal ka vihmavarju ja sellise stardi või lõpu teha. Rajal ka küllaskäik rännakud allu, kus on siis keskaegsed kiviheitemasinad ja uhked püstkojad, mida Ülo Sirp on oma koju lubanud rajada. Kiviheitemasin on töökorras? Jaa, täitsa heidab kiva. Veel üks selline iseloomulik pilt enne suurte kohvikute algust, kodukoogikohvikud, teisel pildil siis Saku valla jaanituli, aeg on läbi.
ja mõned pildid ma siiski näitan teile veel, et paar sellist sündmust, pangabussiga natuke pikem lugu, see tegelikult filmiti siis, kui Eestisse saabus euro ja Swedbank, Hansapank oli siis, käis meie juures filmimas selle euroks muutumise videod ja vasakupoolsel pildil on siis õlle tegemise koolitus Ilmar Räniga. Ja erilised ja tavalised sündmused, et eriliseks teeb mõne sündmuse see, et nad on imelikel aegadel nagu Linnulaulu matk 4.30 või mõne hommikune kontsert kell 6 Marek Sadam, kui Ameerikast tuli, siis tegime hommikuse, me oleme ise korraldanud puupäevi ja metsapäevi ja põnevaid projekte. Kasutame ära kõik kohalikud oskajad ehk mees, kelle nimi võib-olla ei ole väga paljudele tuttav, aga kes Osooni vaataja on, siis äkki ka olete kuulnud või näinud, Hannes Rohtma. Tema tehtud on Osoonis valdavalt kõik putukate videod, lindude videod ja ta loeb ka ise need peale. Ja on imeline fotograaf ja tema fotonäituse avamisega koos oli meil siis matk. See on Hannese tehtud pilt, et ta tõepoolest käib niimoodi käpuli vaatamas seal, nii et teeb kõik Metsanurme putukad televisioonis kuulsaks ja nii me siis neid ära kasutame. Tavalistest sündmustest, tõepoolest sellised matkad ja küla ühised tegevused, külaliste vastuvõtmine. See, et nad Jaapanist käivad, on normaalne, sest Saku vallal on praegu ainsana Eestis sõprusvald Jaapanis, sõpruslinn, mille nimi on Saku, selline pisikene linnakene 300 000 elanikku. Siin on küll väga huvitav, see nüüd on formaadi muutus, see väga tavaline sündmus. Formaadi muutus selles mõttes, et see pilt on, 2/3 pildist on kadunud. Aga te võite siin ette kujutada 20 Eesti lippu ja see tegelikult laulupeo tulemise pidu, see on küll päris vahva. Ja nii nagu ma siis ütlesin, kohe lõpetan, et teenusepaketid, mis on siis selleks turismiettevõtluseks olulised, need erinevad matkapaketid pikkusega, toiduga, tegevustega, sünnipäevapaketid lastele, suurtele, töökollektiividele ja siis need kõikvõimalikud lisateenused, et me tõesti ka toitlustame ja pakume oma kohalike muusikutega siis ka neid erinevaid võimalusi ja välismaal, eriti Soome rühmadele ka Eesti õhtut. Ja täitsa olen lõpusirgel, et üks oli siis selline näide ja lisaks nendele juttudele ka need käega katsutavad asjad, mis nagu nii-öelda põlistavad seda küla. Et ühel aastal me tegime sellise toreda konkursi, inimesed saatsid erinevaid pilte erinevatel kuudel aasta jooksul ja järgmiseks aastaks me tegime siis sellise veebkalendri, kus igas kuus on üks Metsanurmeka tehtud pilt. See mulle endale väga-väga meeldib, aga Hannes Rohtma tehtud täiesti ilma filtrita ja veebruarikuine tore pilt. Ja kui Metsanurme külasind sai 20, see andsime välja ajalehe, see ilmub iga 5 aasta järgi, selle aasta septembris ilmub jälle. See pilt õnneks jäi nüüd nähtavale, et te olete teretulnud täitsa ise koha peale vaatama. Ja ma lõpetuseks tahan öelda, et see on väga-väga vahva, et Kodukant Läänemaa sellised kohtumised teeb. Mina 1 maratoni just lõpetasin, ehk üleeile olin 5. kohtumisel ja aitasin Lõuna-Järvamaa liiderpiirkonnal teha neid samu kogukonna seminare. Ja kui te siin enne ütlesite, et hakkate täna pärast kohvipausi arutama probleeme ja seda siis paika panema, siis mina keerasin seal asja nagu natuke tagurpidi ja ütlesin inimestele, et te võite suurelt ja julgelt unistada ja mõelda ka asjadest, mida te tahaksite oma piirkonda toreduse pärast. Nii et ma täna soovitan teile ka, et ärge ainult neid probleemseid kohti lahendage, et äkki te midagi tahate täitsa toreduse pärast. Järvakad 5. kohas, kus ma käisin, täiesti mõtlesid toreduse pärast asju ka välja. Nad küll kartsid, et kas Priia lubab, aga ma ütlesin, et ärge siis kohandage, et ärge siis kirjutage niiviisi sinna projekti eesmärki, et see on meil puhtalt toreduse pärast, aga hästi vahva, et inimesed tulevad ja oma kohalikku elu oma kätte võtavad, sest meie Metsanurmes oleme niimoodi teinud ja töötab. Aitäh!